ja siis hakkame tänase teemaga pihta. Kuidas luua täiesti uut elu? Tartumaa, tervitused Tartumaale, hästi kuulda. Et kuidas luua täiesti uut elu? Täna vaatame sellisesse teemasse sisse. Ehk siis on sul olnud küsimusi või tekkinud nagu aeg-ajalt mõtted, et miks asjad ei muutu, et miks mina ei muutu, et miks on mul mingisugused harjumused, mis tulevad kogu aeg nagu üles, mingisugused käitumismustrid tulevad kuskilt üles, reageeringud mingitele situatsioonidele ja imestad, et nagu ma ju tegelen sellega kogu aeg ja mõtlen, et ära reageeri nii ja ma ei tahaks neid harjumusi enam, ma tahaks nagu teistmoodi, teistsuguseid, ütleme siis harjumusi, teistsugust mõtteviisi ja nii edasi. Et oled sa mõelnud, et miks meil on nagu nii raske muutuda ja miks on üldse raske teha elus mingit suuremat muutust, et kogu aeg tulevad vanad asjad uuesti ülesse. Et kes tunneb ennast ära sellise küsimusega, siis andke mulle ka märku. Ja ma näen, et Mait vaatab meid Soomest ja siis on Koidu on ka kohale jõudnud. Tere Koidu, koala. Koala oli kunagi mu lemmik loom. Tal nii nunnud kõrvad on tal sellised karvased kõrvad. Et jah, minu lemmik loom oli kunagi. Et on sul olnud neid olukordi, kus sa mõtled, et no ma teen ja panustan, aga nagu ikka kukun tagasi vanale rajale ja tulevad vanad asjad uuesti üles ja siis suurt muutust oma elus, mida sa tahad. Sest me kõik tahame mingisugust, no võib-olla ei saa öelda, et kõik tahame, aga päris paljud ikka tahavad oma elult midagi suuremat, midagi rohkem. Või see ongi see, et oled nagu nii palju juba proovinud, et ma ei jaksa enam, ma lepin sellega, mis on. Et kui palju teil see tuleb teil tuttav ette, et te proovite ja siis on nagu nii mitte midagi ei muutu. Ma siis lepin sellega, mis on, saab see elu, võtan sellest, mis mul on ja lähen sellega edasi. Et kes tunneb ennast siin näiteks ära, et me anname oma siis elu nii-öelda need ohjad käest ära. Ja jälle kirjutab siin, see on siis arvatavasti eelmise küsimuse kohta, et kes tunneb ära, et nagu mõtled, miks mul asjad ei lähe nagu tööle, miks ma ei saa seda muutust, suurt muutust, et kuidas ma sinna tagasi rajale kukun. Et see on üks suurimaid väljakutsed meil inimestena ja täna siis räägikski sellist, vaataks sellisesse asja sisse, millest küll räägitakse, aga mitte väga palju, et miks me ei suuda muuta ennast ja miks on üldse nii raske suuri muutusi luua. Sellest kõigest, mis täna räägime. Aga hakkaks pihta sellistest näidetest, mis ma tegin täna postituse ka oma seinal, et viskasin, et sa tahad näiteks omale ilusaid riideid, sa tahad võib-olla mingisugust ilusat ülikonda või imelist pallikleiti ja sa külastad ainult kogu aeg oma kohalikku mingisugust toidupoodi või on näiteks mingi kingapood, käid seal kogu aeg. Ja siis mõtled, miks ma ei saa siit oma pallikleiti või sa soovid Mercedest või soovid hoopis midagi vägevat, mingit Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce ja külastad siis kohalikku seal Dacia poodi, Opeli poodi, edasi müüjat on ju. Ja mõtled, miks ma ei saa seda Mersutsit või siis soovid imelist toiduelamust, sellist restorani maitsvaid toitu ja külastad ainult oma kohalikku burgeriputkat. Et kas ei tundu nagu hullumeelne, et me käime nagu samas kohas ja loodame saada mingisugust teistsugust tulemust. Et me tahame saada seda Rolls-Royce'i ja käime kogu aeg Opeli poes ja imestame, kurat, kus see Rolls-Royce on? Et kui me vaatame niimoodi, siis see tundub ju hullumeelne. Aga just see ongi see, mida me inimestega tegelikult teeme. Me loodame välismaailmas mingisugust muutust, aga ise teeme täpselt samu asju. Me teeme igapäevaselt samu valikuid. Me mõtleme igapäevaselt samu mõtteid. Me nagu käitume samamoodi ja kui me teeme samad valikuid, näiteks, et ma on ju, mis iganes ma kodus teen, et ma teen midagi kuidagi moodi või käin kogu aeg mingil viisil tööl ja kui ma mõtlen samu mõtteid, siis ma tegelikult loon täpselt samasuguseid emotsioone ja sellega loon siis samasuguseid tundeid ja emotsioonid ja tunded loovad meie tuju. Et sinuga juhtus midagi näiteks, ütleme 5 aastat tagasi, keegi ütles sulle midagi, su elus midagi juhtus, see käivitas sinus mingisugused emotsioonid, mida kukkus nagu täiesti kolinal kokku ja see tõmbas sind maha ja siis tuli see tuju ja siis sa muutusidki selliseks ebausklikuks ja sul oli nagu, ütleme, kriitikameel läks hästi suureks ja selline vinguv ja näed asju negatiivselt. Ehk siis see muutus sinu nagu tujuks
ja tuju muutub sinu personaalsuseks, et sa oled juba aasta aega, 2 aastat seal olnud ja see ongi muutunud sinu personaalsuseks ja sellega sa lood oma personaalse reaalsuse. Et samad mõtted loovad samad emotsioonid, need loovad samad tunded, tuju, see loob sinu personaalsuse ja sellega sa loodki oma personaalse reaalsuse. Ja tegelikult ka füüsiliselt sa lood nagu sellise lukustunud oleku. Mida ma sellega mõtlen, on see, et kui mõtleme, mis on emotsioonid. Emotsioonid on erinevate kemikaalide, siis ütleme, aju saab mingi signaali ja eritab siis erinevad kemikaale ja hormoone ja see käivitab meis emotsiooni. Ja kui me kogeme kogu aeg samasuguseid emotsioone, siis me tegelikult lukustame oma nii-öelda bioloogia. Meie keha koosneb kogu aeg enam-vähem samadest kemikaalidest, samadest hormoonidest, sest me kogu aeg kogeme neid samu asju. Ja ma olen viimasel ajal hakanud jälle hästi palju Joe Dispenzat kuulama, mulle tema õpetused juba varasemalt väga meeldisid ja nüüd ma olen uuesti hakanud tema asju kuulama, sest tema räägib, et 4 päevaga, vaid 4 päevaga on inimene võimeline muutma oma bioloogiat täiesti. No mitte nagu täiesti, aga seal on päris suured muutused, isegi vereanalüüs muutub, verenäitajad muutuvad just tänu sellele, et inimene muudab oma mõtteid, läbi selle muudab oma emotsioone, eks ta hakkab tegema teistsuguseid valikuid, sealt tulevad teistsugused emotsioonid ja siis keha füüsiliselt meie sees muutub. Et kui me kogeme samasuguseid neid emotsioone, siis me lukustamegi samasuguse bioloogia ja olemegi samasugune inimene ja siis üritame selle inimesena luua midagi uut. Ja kuidas me seda kõike nagu tegelikult, ütleme, seda siis reaalsust loome ja seda sisemist, ütleme, keskkonda loome. Kindlasti sa oled kuulnud, võite panna ka siia, kes on kuulnud seda, et sinu mõtted loovad sinu reaalsuse. Võite tõsta käe kohe üles, et sinu mõtted loovad sinu reaalsuse. Kui sa oled kuulnud, on anna märku, et jaa, ma tean seda kontseptsiooni, et meie mõtted loovad meie reaalsuse. Aga nüüd on küsimus, kust tulevad mõtted? Ja see on tegelikult nagu hästi oluline küsimus, sest et see ongi see, kus kogu see muutus pihta hakkab, et meil öeldaks küll, et mõtle positiivseid mõtteid, tuleb tuttav ette, kui teile räägitakse, kui sa soovid uut elu saavutada, luua uut elu, siis on see, et mõtle positiivseid mõtteid, mõtle neid mõtteid, mida sa soovid oma ellu luua ja nii edasi. Tuleb teil tuttav ette, kes natukene geneesarenguga tegelenud on, siis see mõtteviisi, ütleme siis programmeerimine tuleb teil tuttav ette. Aga see asi on tegelikult veel sügavamal, et kui me hakkame sellest kohast lihtsalt neid mõtteid looma, siis me väga kaugele ei jõua ja sellepärast ongi, me ei saa oma tulemusi, neid, mida me tahame, me kukume tagasi kogu aeg oma vanasse mustrisse. Sest et kust tulevad mõtted, on tegelikult meie alateadlik programm, mida me oleme loonud siis lapsepõlvest alates. See on formuleerunud, lapsepõlves me võtame eriti tugevalt seda omaks, aga järjest edasi ja kuskil 30-selt on meil täielikult välja kujunenud mingi kindel programm, mille järgi meie elu siis käib. Ja programm, ma mõtlen just selles suhtes, programm välisele maailmale. Ja kuidas see tekib, see programm? Et kui sinu lapsepõlves näiteks või ükskõik kus kohas mingis hetkes lapsepõlves on eriti tugevalt, sinu elus juhtus midagi emotsionaalset, siis sinu aju teeb sellest nagu snapshoti ehk siis kuvatõmmise sellest samast hetkest ja salvestab oma aju andmepanka. Ja ta salvestab selle andmepanka siis selle pildiga, tundega, mõttega ja emotsiooniga, et kõik asjad paneb ühte patta. Et need on nüüd omavahel nagu lukustatud. Ja kui sa nüüd kas või mõtled sellele samale situatsioonile korraks oma peas, lihtsalt mõtled korraks sellele situatsioonile, siis see käivitab aju, see on see salvestus sellest, see käivitab täpselt samad emotsioonid, tulevad täpselt samad hormoonid, kemikaalid, su keha reageerib sellele täpselt samamoodi, nii nagu ta selles hetkes oli. Eks ainult meie mõttega sellest hetkest juba käivitame täpselt samad reaktsioonid. Ja veel ägedam on selle asja juures see, et et me mõtleme ise sellest mingisugust olukorrast, kus me kogesime midagi, siis see käimitab täpselt samad. Ja see tegelikult kinnitab veel seda sama programmi, sest et aju ei saa aru, kas see asi juhtus päriselt või mitte. Et on teaduslikult tõestatud, neid asju teste on tehtud nii palju, et meie ajus käivitavad täpselt samasugused need kohad ajus, kas me kogeme midagi päriselt või ainult visualiseerime või mõtleme sellest asjast, siis meie ajus käivitavad täpselt samad kohad.
et aju ei tee vahet, kas me mõtleme sellest oma peas või me kogeme seda päris reaalsuses. Siis iga kord, kui me mõtleme sellest, me käivitame täpselt sama programmi ja kinnitame seda sama programmi omale uuesti pähe. Aga mis on selle asja juures veel nagu kõige ägedam on see, et väline keskkond, me seostame ka paljusid programme välise keskkonnaga. Kui see asi sinul on see, et ta käivitas mingisuguse välise asja tõttu, et see asi juhtus kuskil kohas. Näiteks toome näite, et sul juhtus mingi õnnetus kuskil teeristis. Siis iga kord, kui sa sellest teeristist läbi sõidad, suure tõenäosusega su aju käivitab täpselt samad emotsioonid, toob selle pildi uuesti sinna, sest tal on see andmepank seal. Snapshot on ju, ta tegi kuva tõmmise sellest hetkest, see on nüüd salvestatud sinna. Ja kui sa lähed sinna samma kohta, siis see toob üles see sama emotsiooni ja kõik, mis sa sellel hetkel nagu tundsid. Et aju toob selle uuesti ja jälle tugevdab seda sama programmi. Ja Eda kirjutab ka siin, et hea võrdlus tänase tehnika läbi. Just ongi snap, ta teeb selle snapshot ja ta salvestab oma aju sinna andmebaasi. Ja ongi, kui me kasvame, siis neid salvestusi tulebki järjest nagu rohkem ja rohkem ja rohkem. Näiteks tuleb sul ette, et kui keegi inimene on öelnud sulle midagi halvasti või ühe inimesega on sul kogemus kuidagi negatiivne, iga kord, kui sa seda inimest näed või kas või tema nime kuuled, see käivitab sinu sees mingi tunde, kelle tuleb jälle samamoodi tuttav ette. Et see on just see, kuidas meie aju võtab sealt samast andmepangast selle sama pildi, sest ta sai signaali välismaailmast, näe see inimene, sa mõtled selle korraks või sa nägid seda inimest. Ja siis see käivitab selle sama, tuleb see andmepangast see fail välja, hopsti, ja käivitame need samad protsessid. See on nagu arvutis, võtad mingisuguse faili lahti ja ta käivitab sulle arvutis siis teatavad protsessid. Et täpselt sama asja käivitab siis see, kui sa mõtled näiteks mõnele inimesele. Et ma usun, et see on ka nagu hea võrdlus, et kui sa mõtled mõnele inimesele, kes on sinust tekitanud halbu mälestusi, emotsioone, et nii kui sa mõtled, siis see hakkab trigerdama kohe sul samamoodi sealt. Nii ma vaatan, siin on veel üks kommentaar. Ja selle koha pealt, kus mul kits ette jooksis aegustas umbes pool aastat alati kiirust, on just, et jääb see sinna mällu. Minul on näiteks on olnud selline, kuna mulle meeldib koristades kuulata mingisuguseid siis kas podcast'e, lihtsalt sellised mingid raamatuid ja mul on mingites kohtades täiesti, ma jõuan koristamisega mingisse nurka, kuskilt võtan parajasti tolmu ja pliks, mul hüppab ette täpselt see asi, mida ma eelmine või mingi kord selles kohas kuulsin. See oli see taipamine selle hetkel, mingi oluline taipamine minu jaoks. Ehk siis jälle aju tegi snapshoti sellest hetkest ja nüüd, kui ma satun koristamisega samasse kohta, siis on küps. Mul tuleb see asi meelde, mis taipamine mul seal oli. Ja selliselt kogudes siis neid aja jooksul kogu aeg, siis meie andmepank nagu täitub ja tulebki meie andmepank on nagu mineviku lindistustest täis, et kõik on mineviku kogemused on seal. Ja kui me oleme nüüd elanud 30-aastasena, siis me olemegi loonud sellise andmestiku, et me tegelikult elame kogu aeg läbi oma minevikku. Sest et me oleme olnud juba mingites situatsioonides hästi palju, me oleme suhelnud juba inimestega ja iga kord tulevad üles täpselt samad programmid, mis olid meie minevikus. Et siis me reaalselt elame uuesti läbi oma minevikku. Et me elame küll siin, aga sisemiselt me kogeme samu tundeid, samu emotsioone, mida me oleme kogenud minevikus. Ja kõige lihtsam näide, kuidas see asi nagu meil töötab, on see, et me hommikul ärgates, me võtame telefoni, ja sealt tuleb mingisugune situatsioon. Võtan näiteks Facebooki feedi lahti ja näen midagi seal. See käivitab minus sama tunde, mis oli eelmine päev, toome näite on ju. See käivitab samad emotsioonid. Ja siis ma lähengi sellesse päeva täpselt samade tunnete, emotsioonidega, mis olid mul eelmine päev. Eks ma loon uuesti selle sama kogemuse, mis oli mul eelmine päev. Ja sellisel kujul me elamegi oma elu, et me loome kogu aeg, kui me teeme samasuguseid asju, et ma käin näiteks samamoodi kogu aeg sõidan tööle sama teed mööda, ma istun süües kogu aeg ühes kohas, ma söön samasugust toitu, ma koristan mingid kindlal viisil, kindlas järjekorras. Ehk siis kõik asjad, mis sa teed, sa tegelikult elad minevikus. Sest nende tegevuste ajal, kuna sa neid tegevusid varasemalt teinud, sa oled kogenud seal neid mõtteid ja neid emotsioone,
siis sa eladki kogu aeg tegelikult, sinu keha elab minevikus, sinu alateadvus elab minevikus, kuigi sa ise teed neid asju siin ja praegu, aga sinu kogu energia on tegelikult minevikus ja sa lood samamoodi läbi selle, sa lood kogu aeg seda sama uuesti, mida sa oled siiamaani loonud. Ehk see ongi see, et kui me teeme samu tegevusi igapäevaselt, ongi, ma teengi täiesti kõige tavalisemad asjad, et sa teed putru, teed süüa ühtemoodi kogu aeg, käid ühes poes kogu aeg, käid suhted samade inimestega kogu aeg, käid sama rada kogu aeg õues jalutamas, et need kõik on tegelikult see, mis käivitab sul vana programmi. Ja nüüd, kui sa küsid enda käest, on ju, miks mu asjad ei muutu, miks ma ei suuda luua suuri muutusi oma elus? Ongi see, et sa elad tegelikult vanas programmis kogu aeg, sest sa teed samu asju kogu aeg uuesti. Ja sellepärast ei saagi me öelda, et hakka lihtsalt mõtlema uusi mõtteid. Sa ei saa mõelda uusi mõtteid, kui sa tegelikult käivitad vana programmid oma peas, tehes samu asju. Sellepärast see tsitaat, Einsteini tsitaat ongi, et tehes samu asju uuesti ja lootes teistsuguseid tulemusi on definitsioon hullumeelsusest. Ja sellepärast ma alustasin tänast kõnet ka, et kui sa käid kogu aeg samas putkas söömas, tahad saada imelist restorani toidukogemust, sa ei saa seda, sest sa käid kogu aeg putkas. Et siis kui sina tahad oma elus mingit muutust, mis ei ole sinu praeguse eluga seotud, aga sa teed täpselt samu asju, siis sa elad kogu aeg samas minevikus ja lood selle põhjal täpselt samasuguseid emotsioone, tundeid ja nagu ma ütlesin, sinu emotsioonid, sinu tunded loovad sinu tuju, see loob su personaalsuse ja see loob su personaalse reaalsuse. Et kõik hakkab sealt pihta. Ja siis me imestame, miks on nii raske muutust luua. Ja siin tulebki nagu hästi ägedalt mängu meie alateadvus, kuidas meie alateadvus esiteks meid petab ja loob seda sama kõike juurde, et miks on siis nii raske seda muutust luua. Kui me räägime, kuidas alateadvus meil töötab, meie elujäämisinstinkt on see, et alateadvus valib alati tuttava versus nagu teadmatuse, et alati valib selle, mis on tuttav. Tuttav on see, kui me teame, kuidas mingi asi läheb. Me valime sama rada, sest me teame, kus see rada läheb. Me teame, et me jõuame siit tööle. Ma räägin samad inimestega, kes ma tean, kuhu meie vestlused lähevad. Ma teen samamoodi süüa, sest ma tean, kuidas see söögi tegemise tões läheb. Eks me alateadlikult me valime kogu aeg neid tegevusi, sest need on meile tuttavad ehk turvalised. Et ma olen hästi palju enda õpetustes ja ka oma siin nii-öelda jagamistes jaganud, et kõige hirmutavam meie alateadvusel on tundmatus. Sest vanasti võrdus tundmatus surmaga. Ma ei teadnud, on ju, kui ma võtsin mingi taime näiteks, keegi ei olnud kunagi seda söönud, siis keegi sõi, sai surma, siis oli see, et okei, ma ei puudu, on ju. Sealt tekib see hirm, et kõik, mis on tundmatu, sest ma ei tea, millega see lõpeb. See on meie alateadvusele, meie meelele kõige hullem asi. Ja sellepärast me valime kogeda mineviku emotsioone ja tundeid uuesti, sest see on turvaline, see on sama. Me teame neid tundeid. Me teame neid emotsioone, me teame, milleni see viib. Isegi kui see viib meid täiesti kuskile sita sisse. Miks me istume kuskil näiteks vägivaldses suhtes või mingisugust, mis iganes me kogeme, valime nagu kogeda mingeid asju, mida me tegelikult ei taha. Mis meil üldse ei meeldi, mis meid kahjustavad ja toovad meil üles negatiivsed tunded. Sest alateadvusel ei ole vahet, kas on positiivne tunne või negatiivne tunne. See on tuttav. Kõige olulisem on see, et see on tuttav. Ma kogen seda sitta, aga vähemalt siin on tuntav. Siin on turvaline. Ma tean, mis tunne see on ja ma istun siin sees edasi. Et see on see, kuidas meie alateadvus nagu toimetab. Ja miks on meil siis nii raske nagu uutmoodi valida? Et kui me oleme selles vanas, see ongi see, et sest see uus on tundmatu. Iga uus valik, mis sa teed, kui sa läheksid tööle näiteks või läheksid jalutama kuskile mujale, sa ei tea, su alateadvus ei tea, mis seal ees on. Ja sellepärast me alateadlikult, me ei tahagi minna sinna. Aga siin on ka teine asi, on see, et kui me tahame muuta midagi, kui me soovime mingit muutust oma elus ja vist enda puhul muuta, me soovime mingit mustreid muuta, me peame reaalselt iseennast ära tapma. Me peame selle vana mina ära tapma. Nii-öelda ära tapma, sest vana mina lakkab eksisteerimast, et luua ruumi uuele. Sest ma pean kogema uusi emotsioone, ma pean kogema uusi tundeid, ma pean mõtlema uusi mõtteid, ma pean tegema uusi asju. See tähendab, et uus personaalsus täiesti. See tähendab, et vana mina kaob ära
ja meie meelele ja alateadvusele see on jälle see, et see võrdubki nagu surmaga, surma nagu see, mis on siis surmaotsus. Ja siis me ei vali seda, me pigem hoiame ennast eemale. Ehk siis alateadlikult me valime alati selle, mis on tuttav. Ja näiteks, kas sul on olnud tulnud selliseid tunded, et sa valid mingid valikud ja siis tuleb impulss see, et ma tunnen, et see on õige valik. Tihti võib see olla tegelikult see on turvaline valik. See on tuttav valik, mitte õige valik. Sest see on üks jälle hästi salakaval nipp, kuidas alateadvus meid kõrval juhib. Me valime seda, mis me arvame, see on õige, see tundub õige. Jah, alateadvusel tundubki õige, sest see on tuttav, see on turvaline. Me oleme seal juba olnud. Aga kas see õige valik on? See on nüüd küsimus. Et mis tegelikult on? Kui mingi asi tundub hirmutav, siis see võib olla tegelikult just see, mis on õige, sest hirmu taga tavaliselt on need kullamäed ja kinnitused peidus, kui me läheme hirmust läbi ja teeme midagi uut. Ja ongi, kui sa teed midagi tuttavat kogu aeg, siis kuidas saab sinu ellu midagi uut ilmuda? Kui sa käid näiteks kogu aeg samas kohas söömas, sa käid kogu aeg samas poes, sa istud kogu aeg samamoodi, sa räägid samad inimeste kogu aeg, siis kuidas saab sinu ellu ilmuda midagi uut? Juba füüsiliselt on see, näiteks toome näite, et sa käid tööl kogu aeg seda teed mööda ja see sinu kingitus on kuskil siin tee ääres. Sa pead kohtuma mingi inimesega siin poes. Näiteks mingi müüja on seal, kellega sa peaksid kohtuma, kes aitab sul jõuda täiesti uue, tekib mingisugune side seal. Aga kuna sa ei käi kunagi seal, siis sa ei saagi midagi uut luua, et sul ei tekigi neid uusi võimalusi, kui sa käid vanamoodi kogu aeg. See on nagu üks, see on nagu füüsiliselt niimoodi, et sul ei tekigi uusi võimalusi. Aga kui me vaatame ka nagu mõtete koha pealt, kui väline maailm käivitab meil täpselt samasugused mõtted, samasugused emotsioonid, samasugused tunded, kui ma teen samu asju kogu aeg, siis kuidas ma saan mõelda uusi mõtteid, kui alateadlikult käivutavad selles keskkonnas, selle inimesega suheldes täpselt samad mõtted, tunded, emotsioonid. See programm tuleb ülesse. Siis kuidas ma saan luua uut, kui ma tegelikult loon samal ajal vana selle alateadliku programmi järgi. Ma loodan, et me saate nagu aru sellest mõttest, et kui ma teen vanu asju, teen täpselt samamoodi neid asju, mida ma olen siiamaani teinud, siis ma loongi täpselt samasuguse kogemusi, mida ma olen siiamaani saanud. Sest minu ellu ei saa mitte midagi uut tulla, sest ma ei mõtle teistmoodi. Ma ei tunne teistmoodi. Minu bioloogia ja minu isik on täpselt sama, sest ma teen asju samamoodi, mida ma olen siiamaani teinud. Ma käivitan kogu aeg mineviku programmi. Loodan, et on arusaadav see mõte, et kuidas me loome seda vana kogu aeg uuesti, miks on nii raske muutust luua. Esmaspäeva mul tööl uus tegevus ees ootamas ja on tõesti hirmutav. No just ongi. Aga nüüd ongi see, et selles kohas jälle, mis mind ennast hästi ongi nagu aidanud, need kohad, kus on hirmutav, siis tegelikult on see, et meie küsimus muudab kõik. Kui ma küsin endalt, et mis võib halvasti minna, siis ma loon selle hirmu baasil tulevikku. Kui ma küsin endalt, mis kõik võib hästi minna, mis võimalused seal on, mis siis, kui nagu positiivne, ma loon elevuse enda sees. Ja elevus ja ärevus tegelikult kehaliselt protsessid on praktiliselt samad. Et isegi kui juba tunned seda tunnet, sa võid ka selle sama ärevuse keerata hirmuks, kui sa keerad oma fookuse teistpidi. Sa keskendud sellele, mis võimalused seal on. Et see on mind ennast aidanud. Just see küsimus, et mis siin peidus on, mis võimalused on, kuidas see saab nagu veel paremini minna, kui ma oleks eeldanud. Et lahtine küsimus on hästi võimas loomaks siis vägevat ja imelist elu. Jälle kirjutab, et arusaadav kõik. No siis on hästi. Aga vaatakski siis, mida teha tegelikult. On ju, et mida siis teha, et kuidas saada siis seda muutust. Ma soovin oma elus mingit suuremat muutust. Mida ma siis teen? Esiteks ongi see, et lõhu kõik oma mustrid.
Ehk siis asjad, mis sa oled siiamaani teinud mingil kindlal viisil, hakka lihtsalt kõike tegema teistmoodi. Lihtsalt tee teistmoodi kõike. Istu teises kohas, joo teisest tassist, pane oma, keerama nagu korter või maja, mis iganes, tõsta mööbel ümber. Ja hakka tegema asju uuel moel, tee süüa teise pliidi peal, teise potiga, teise panniga, teise, ma ei tea, mis iganes asju, hakka tegema teistmoodi. Ja kõige ägedam on tegelikult see, et mida me hakkame ka järgmine nädal tegema, ma räägin kohe seda, et kui sa tahad nagu päriselt oma elus suuri muutusi käima lükata, siis ma annan sulle ühe ägeda võimaluse ka siit tulla. On see, et me teeme terve nädal kõiki asju teise käega ja teistmoodi. Ehk siis teedki kõiki asju teise käega, lõikad teise käega, sööd teise käega, pesed hambaid teise käega, käid vetsus, pühid teise käega, teed kõike teistmoodi, käid uut rada mööda, et mida iganes sul on võimalik valida, sa hakkad tegema kõike teistmoodi. See ei käivita sul enam vana programmi. Ehk siis see annab sulle võimaluse hakata nüüd mõtlema neid mõtteid, mida sa tegelikult tahad mõelda. Ja kui sa nüüd teadlikult valid mõelda sellel hetkel, kui sa teed neid asju uuel viisil, mõelda teadlikult positiivsed mõtteid ja neid, mida sa tegelikult oma elus luua tahad, siis sa lood endale välismaailmas triggerid, mis aitavad sul luua ja käivitada neid uusi programme, sest sa käid uut moodi ja mõtled seal seda mõtet, käid uut moodi, teed midagi uut moodi ja mõtled seda mõtet ja iga kord, kui sa nüüd hakkad seda sama asja käima, eriti kui sa suudad sinna mõnusa emotsiooni taha panna, sa kuulad midagi, kuulad minu mingisuguseid inspiratsiooni-kõnesid näiteks ja lähed, käid teisest kohast ja iga kord, kui sa seda rada käid, see tuleb meelde, see käivitab ja sa hakkad elama nii-öelda tegelikult tulevikus. Et Joe Dispenza nii ägedalt räägib ka, ma olen ise kogenud seda päris palju, et sa oled visualiseerinud mingit tulevikupilti nii tugevalt, et see oleks nagu juhtunud minevikus. Et sa hakkad mäletama oma tulevikku, et sa lood oma tulevikust mingi pildi ja see on nii tugevalt sinu sees, et sa hakkad mäletama nii, nagu see oleks juba olnud. Et Joe Dispenza ütlebki, et sa mäletad oma tulevikku. You are remembering your future, mida tegelikult pole veel nagu juhtunud, aga sa oled juba oma keha tasandil seda niimoodi kogenud ja läbi elanud, et see on sinu sees mälestusfailina. See ka on nagu arusaadav, et mismoodi seda nagu ära kasutada kogu seda asja. Ja tegelikult, mis veel on kogu selle asja juures, kui sa hakkad tegema teistmoodi, on see, et sa tuled kohale. Ja mulle alati meeldib nagu rääkida see, et teadlikkus on kõige võti. Teadlikkus ja kohal on alati kõige võti, sest et kui me tahame muuta enda sees mingid programme, meie ajuühendused on vaja muuta ära, sest me oleme käinud mingi vana rada, mingid ühendused on hästi tihedad seal, me ei hakka täna sinna minema, aga kes on minu tegemistega kursis ja on kuulnud neid asju, meie aju vahel on need ühendused ja mida tugevad need on, seda kergemini me valime neid. Eks meil on vaja ümber kirjutada uued mustrid. Kui me oleme alateadlikud, me ei ole teadlikud selles hetkes, siis me automaatselt valime vanad mustrid. Ja enamasti inimesed on üle 95% oma päevast alateadlikud. Eks me teeme kõiki asju, mida me oleme siiamaani teinud. Me mõtleme sama mõtteid, me reageerime samamoodi, me tunneme samamoodi, me teeme asju täpselt samamoodi. Eks selle põhjal me loome ikkagi sama minevikku, millest me tahame lahti saada. Et kui me oleme mitte teadlikud. Aga kui sa hakkad tegema asju teise käega, sa teed kõike teise käega, sa võtad kõik asjad nagu teise käega, sa teed teistpidi, see toob sind nii tugevalt kohale. Ja sa ei lange vanasse mustrisse, su autopiloot lülitub välja. Ja see annab sulle hästi tugeva pinnase märgata kõike, mis toimub sinu peas. Et iga kord, kui sa näed, et ma mõtlen midagi vana moodi, mida ma enam ei taha, siis sa saad sellel jälile, sest sa oled nii teadlik terve päeva jooksul kogu aeg. Ja sa valid mõelda teistmoodi. Ja sellisel kujul sa lood nagu uue reaalsuse, siis sa lood uue isiksuse, uued mõtted, uued selle triggerid ja kõik. Et see on see, kuidas luua päriselt nagu suurt muutust oma elus. Ja nagu Joe Dispenza seal on öelnud, et 4 päeva lihtsalt teadlikult tegemist inimesed muudavad oma bioloogiat. Meie teeme 7 päeva seda, kui sa soovid minuga koos tulla, ja ongi, me teeme 7 päeva kõiki asju teise käega ja me paneme juurde ka tänulikkuse praktikad, et me teeme kõiki asju ka tänulikkusega.
et sellest ma räägin juba väljakutsest nagu rohkem, aga on võimalik, kui sa soovid nagu päriselt oma elus muutust luua ja oled valmis ka pühenduma, siis ma kutsun sind kaasa ühele vägeva teekonnale, mis me siis järgmine nädal alustame. Ongi siis mustrite restart, selline väljakutse. Et see oli alguses mulle mõeldud küll ainult minu kogukonnale, et kogukonna liikmed, kes on siis Ebilimi kogukonnas sees, tasulised liikmed, siis nendele teha, aga ma mõtlesin, et miks mitte anda ka teistele võimalus, sest et inimesi on väljaspool ka, kes soovivad oma elus suuri muutusi teha. Ja see on see võimalus, kus sa saad teha nagu täieliku restardi iseendale. Et kui sina soovid oma elus suuremat muutust käima, siis mina ise isiklikult ei näe nagu paremat varianti kui see sama väljakutse, mis me tegemas oleme, sest see tõmbab sind autopiloodist välja, see murrab su vanad mustrid, millega sa lood kogu aeg uuesti vana reaalsust, et elad minevikus. See aitab sul tulla kohale ja luua täiesti uut reaalsust. Et ma olen ise nagu enda peal, mulle meeldib alati enda peal kõike katsetada. Mina olen näinud need praktikad, mis ma olen kõik nagu aja jooksul teinud, just enda sisemise muutuse koha pealt ja mõtteviisi muutuse koha pealt, siis mulle meeldib neid asju nagu vaadata, mis on need kõige paremad. Siis see on üks, mida ma olen tähendanud viise, kuidas luua muutus ja mul tihti ka kanaldub info alla. Lihtsalt ma keskendun, mul on mingi soov, siis mul kanaldub mingi info alla, et mis on selle jaoks nagu parim lahendus. Ja tavaliselt see nii on olnud, et see, mis mõte mul on tuld, siis see töötab nagu väga hästi. Ja oma kursuseid väljakutsed ma olen varasemalt ka nii teinud. Ma lihtsalt kanaldan mingi info ja inimesed pärast ütlevad, et nagu see, ma olen ise ka vaadanud peale nagu issand, kus kohas see info tuleb. Et samamoodi see väljakutse või see konkreetne siis praktika nagu teise käega tegemine on ka minu seest nagu tulnud info ja ma ise ühe korra teinud selle väljakutse läbi ja see oli päris äge. See tõstis nii palju teadlikkust ja kohalolu, et see oli üliäge. Aga seekord me paneme ka tänulikkuse praktikat sinna juurde ja see saab olema üks vägev teekond. Ja selle tasakaalu panuseks on tegelikult ainult 11 €. Et kui sa mõtled nüüd, mis sa 11 € eest muidu saad, ma panen selle lingi ka siia, kui keegi tahab kaasa tulla. Kas on see, et ma tahan seda väljakutset nagu kaasa teha ja kaasa tulla ja oma elus muutust teha, et ja täitsa kirjutada, et soovib oma elus suuremat muutust teha. Ma lähen Facebooki päris. Ma tulen otsin streamijad üles, mis siin on issand, kui palju kommentaare on. Nii, just küsin, et mis on need võimalused, tekkis mõnus rahulolu tunne ja hirmu ei ole. Just näed, et see on see, kui sa muudad oma küsimuse ära, on ju, et siis lood hoopis teistsuguse energia. See võimaldab sinu ellu luua seda positiivsust, et sa oled hoopis teises energias. Nii, ja Eda kirjutab siin, pean valima jõuga mõtteid muuta, et tõsta endas kergemat vibratsiooni. Nii saan lihtsamalt vastu võtta ja usaldada uusi teistsuguseid mõtteid. Jep, see on see, et kui sa vanas keskkonnas üritad luua uusi mõtteid, siis sa tegelikult ujud nagu vastu voolu. Et ongi, sa üritad ainult siin seda muutust teha, aga sinu käitumine, see välismaailm trigerdab sinus vanu mustreid, et seal ma näen, vaid seal ongi alateadlikult hästi raske. Ei taha programmeerida, aga nii on, meid käivitavad välisasjad. Just vastavalt sellele programmile, mis me oleme salvestanud enda sinna andmepanka, siis sealt pealt uusi mõtteid nagu kogu aeg mõelda on natuke raske. Seda saab täitsa teha, seda tahab hästi teadlikkust saada. Sest nii kui sa teadlikkuse kaotad, sa lähed automaatselt autopiloodi peale vanadesse käitumite, nagu vanadesse mõtetesse, kui sa teed samu asju uuesti, oled samas keskkonnas. Nii, ja siis Elle kirjutab, sinu laive kuulan nõudepuse ajal ja siis tekivad kõige paremad mõtted. Väga äge. Nii, mis siin veel on? Peangi teise käega tegema, kuna üks käsi on hetkel haige. No näed, õnneks koolis kirjutada saan. Muidu seda käekirja küll lugeda poleks võimalik. Suht saamatu tunne on. Mina ise ei ole kirjutamist valinud teise käega konkreetselt, sest et kui on palju kirjutamist, see võtab meeletult palju aega. Et siin tuleb ka valida see, et see aja ja panuse suhe ka. Aga näiteks hiirt kasutasin teise käega, hästi huvitava kogemus. Ja mis oli minu jaoks hästi huvitav kogemus veel? Abet oli päris huvitav ajada ja lõigata mingeid asju, mingisugust lõikad juustu näiteks teise käega nuga hoida. See oli hästi veider minu jaoks. Aga see ongi, sa oled nii kohal, sest sa pole seda kunagi varem teinud ja sa oled nii mõnusalt kohal ja teed seda kohalolus. Ja Elle kirjutab ka, et siin hüppan paati.
väga äge ja kes veel tahab tulla sellele ägedale teekonnale kaasa siin on ja te soovite oma elus siis sellist mõnusat restarti teha, sest see aitab luua seda restarti ja selle pealt luua täitsa uus elu. Sest sa teed oma mustritele nagu konkreetselt nagu vanad mustrid teed piu-pau-põmm, viskame kuskil nurka ja nüüd hakkame salvestama uut programmi oma alateadvusse ja oma ellu. Ja siia ma viskasin kommentaarisse täitsa lingi ka, et on ebilin.com mustrite restart. Me esmaspäeval alustame ja tasakaalu panuseks on ainult 11 euri. Nagu juba küsin, et mis sa tegelikult 11 euri eest saad, mis panustab sinu elule nagu päris palju. Et muidu 11 euro eest on ja sa käid ühe korra restoranis söömas, sul läheb juba rohkem raha. Sa võtad 3-4 kohvi kuskil Statoilist, sul on see raha läinud. Sa mõtlen panust, sa isegi raamatut ei saa selle raha eest. Näiteks enda elu panustamiseks, kui sa mõtled, et mis ma saan 11 euro eest. Ma ei saa isegi raamatut, võib-olla mõne kasutatud raamatu saaksin selle eest. Mis sa saad enda elu panustamiseks 11 euro eest? Sa võid täitsa jagada. See oleks päris huvitav nagu teada. Mida sa saad 11 euro eest enda elu panustamiseks? Ja ma tean, et inimesed müüvad näiteks meditatsioone. Need on ka seal mingi 15 euri, 20 euri, võib-olla isegi saab vähem aga kätte, 7 euri võib-olla. Et selle raha eest on päris raske leida midagi, mis tegelikult sinu ellu väärtust loob. Aga usu mind, kui sa tuled kaasa ja teed need asjad kaasa, siis see saab olema väga teekond. Ja Eda kirjutas ka siin, et väga hea kohalolu praktika kasutades teist kätt. Nii on. Ja arvan, et siin oleks vist hea päeviku pidamine, hiljem on hea analüüsida. Jep, me tulevikus teeme ka, mul on tulemus ka novembri lõpus üks suurem väljakutse, hästi selline võimas. Seal me teeme ka eneseanalüüsi ka juurde. Aga siin praegu me võtame sellise väikse 7 päeva, aga juba see loob sellise väga mõnusa pinnase ja põhja kogu sellele asjale. Vot, igatahes ma jagasin ära, mis ma tahtsin täna jagada. Mis sa võtad täna siit kaasa? Oleks hästi äge ka kommenteeri, kui sa vaatad järgi ka, mis sa võtad täna siit endaga kaasa? Mis on see kõige olulisem mõte, mis sa tunned, et siin täna kõige rohkem aitab edasi sinu unistuste pool liikudes ja soovitud muutuse loomisel? Et mis on need mõtted, mis sa täna siit kaasa võtad, mis siin täna enim kõnetasid? Mingid aha-momendid, mis tekitas sulle, et jaa, see on see, mis mul oli puudu või kui ma seda rakendasin, ma tean, et ma saan luua seda elu, mida ma soovin. Et oleks väga tore, kui sa siin all jagaksid ka, et mis on need mõtted. Ja kommentaaris sa leiad siis selle lingi on ju ebilim.com /mustrite /restart. Sealt sa saad tulla meiega koos siis vägevale teekonnale ja Eda kirjutas siin midagi. 7 päeva võrdub hüppeplatvorm kaugemale jõudmiseks. Jep, et see on elumuutev kogemus, kui sa teed kaasa, kui sa tuled sinna ja lihtsalt ühe korra päevas teed ühe asja teise käega, siis ei muutu mitte midagi. See tahab hästi suurt teadlikkust. Mina ise jagan seal iga päev oma kogemust. Hommikuti annan väikest inspiratsioonisüsti, jagan mingeid mõtteid ja vastavalt sellele, mis ma näen siis teie jagamistest, et kogukond on ju, kus igaüks saab jagada oma mõtteid, teekonda ja mida rohkem te jagate, seda rohkem see sünergia tekib ja see ühisloomise jõud tekib sinna taha, see on see ühisenergia. Et kui teha üksi, siis sa saad üksi. Esiteks on üksi tehes see, et sul motivatsioon kipub ära kaduma ja teine on see, et sul see energia üksi tehes ei ole üldse see, kui kuskil grupis. Et kes on grupis kunagi toimetanud ja teinud, te teate, mis on see ühisloomise energia, see on midagi hoopis muud. Et jah, ma arvan, saite aru. Nii, tehes samasuguseid tegevusi on idiootne loota teistsuguseid tulemusi. Aitäh, Inna, et jagad. Nii, mis siin veel on? Mõttemustrite muutmine, vanade mõtete minema pühkimine. Just. Ja siin on Heidi. Mul on nii hea meel, et sattusin sind kuulama. Sain uusi positiivseid mõtteid ja teadmised, et olen õigel teel. No näed, aitäh, et sa tagasi peegeldasid. Ja mis nüüd veel kõik võimalik on? Aga olekski minu poolt kõik, soovin teile imelist laupäeva jätku või kui sa vaatad seda hiljem, siis muu päeva jätku. Loodetavasti kohtume sinuga ka väljakutsel. Ja kui ei kohtu väljakutsel, siis kohtume siis, kui meie teed jälle ristuvad, kui universum meid kokku viib ja piir ületades
erakordse ja imelise eluni. Tšau, tšau!